Tere, mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark, eetris 115. osa kv.ee kinnisvara podcastist. Ja tänane külaline on Einar Elbing, kes on lühiajalise üürikorterite haldaja ja kinnisvara investor. Tere, Einar! Tere Tõnule ja kõikidele kuulajatele! Ja plaan on rääkida, Einar, sinuga Pärnu korterimajutusturust ehk siis teisisõnu lühiajalisest üürist. Me tegime sinuga natuke rohkem kui aasta tagasi ka saate ja täna siis võib-olla keskendume sellisele tänasele päevale ja tulevikule rohkem. Ja võib-olla siis enne, kui sinna asja juurde läheme, tuleta meile meelde, et kes sa oled ja mis sa teed Pärnus? Jaa. Olen siis sündinud ja kasvanud Pärnus ja Pärnu linna tunnen päris hästi ja nüüd siis juba 10 aastat olen olnud lühiajalise üüri äris tegev. Nii et selle aasta juunis sai siuke väike juubel 10 aastat, nii et omajagu kogemusi on omandatud. Ja kui ma alguses haldasin enda kortereid, mul on endal ka mingi hulk investeeringuks ostetud kortereid, siis mingist hetkest tulid kõrvale ka nii-öelda võõrasvara või võõrad korterid. Ja ma pakun siis ka Pärnus külaliskorterite haldusteenust, mis siis siin suveperioodil võtab ikkagi enamuse minu ajast ära, nii et ja lisaks kõrval hobina nii-öelda tegelen ka konsultandina, et kui mõni lühiajalise üüri, kas keegi, kes alustab või kes soovib oma teadmisi kuidagi täiendada, siis ma olen alati ka konsulteerinud huvilisi, nii et lühidalt nii. Kas konsulteerimine on kuidagi raamistatud Pärnu linnaga või laiemalt ikkagi? Tegelikult mitte, et ega need ju põhimõtted kui sellised kehtivad nii Pärnus, Tartus kui Tallinnas, et igal pool. Nii et tegelikult neid inimesi, kes minu poole on pöördunud, neid on olnud tõesti väga erinevatest Eestimaa nurkadest. Ja usutavasti on nad abi ka saanud. Aga... Siiamaani on kõik rahule jäänud, jah. Väga. Mis on portfelli maht, mida sa opereerid, kui paljusid erinevaid kortereid sinu kaudu, sinu vahendusel siis lühiajaliselt ma üürida saan, et kui ma tahaks igas sinu majandatavas korteris ühe öö olla, kaua mul aega läheb Pärnus? No eks see natukene oleneb ka suvest, et palju neid korterid on, aga niisugune suur pilt on see, et endal mul on hetkel 4 külaliskorterit ja siis seda võõrast vara on siis umbes selline 6-7, et natukene siin suviti sõltub, mõni läheb ära, mõni tuleb juurde, aga ütleme pika või laiemalt vaadates selline 10 korterit mul ikkagi iga suvi on hallata olnud, et see maht on üpris suur minu jaoks vähemalt, kui ma nagu enam-vähem üksi toimetan. Nii et tõesti neid pakkumisi tuleb iga kevad, aga ma ka väga hoolikalt valin seda, et mida ma vastu võtan ja mida ma võib-olla jätan mulle teisele hallata. Mina olen selline numbrite inimene ja ma kuulsin, ma liitsin siin kalkulaatori peal vahepeal kokku, et 4+6 või 7, eks see on 10-11 korterit, et see väga hea, ma kuulsin numbri ära ja sain hinnangu, et see on selline okei portfell. Kui me siin salvestust kokku leppisime, siis sa rääkisid, et midagi on valmimas ja alati nagu kõige uuemad lapsukesed on kõige armsamad. Tahad sa öelda, et mis sul siin tulemas või valmimas praegu on? Nojah, et valmimas on siis jällegi üks väga kena lühiajalise üüri korter. See on siis minu enda portfellis, et eks ma olen ju endale otsinud nüüd üle aasta aja juba uut korterit jällegi, mida võiks juurde osta ja just silmas pidades seda, et seda lühiajaliseks üürimiseks väga kenaks ja heaks teha ja siis aastaringselt sellega toimetada. Ja nüüd selle aasta veebruaris siis lõpuks õnnestus selline objekt leida ja suuremat sorti remont ja renoveerimine sealt nüüd üle käis, nii et ma arvan, siin lähinädalatel on see korter ka nii-öelda kuulutusena välja minemus ja olen väga ootusärev igal, kuidas minema hakkab. Siit väga mugavalt jõuamegi teemadeni.
noh, siin olude sunnil tavaliselt ma nii palju ette ei salvesta saadet, aga 12. juuni on tänane salvestamise päev. Kevad on olnud selline nagu on, viimased 4 päeva alates Justin Timberlake'i kontserdist kuni siis tänaseni iga päev on sadanud. Kontrollisin Pärnu ilmateate üle, ei ole seal midagi paremat. Et ühest küljest nagu selles kontekstis mul küsida, et ega sa siis oma korteri turule toomisega hiljaks pole jäänud, et vist nagu ei ole või kuidas on, kas töö juba käib siin juuni veel esimeses pooles olles, et saade läheb siis 26. juunil eetrisse? Ja väga hea, et sa seda täpsustasid, et me tõesti lindistame siis 12. juuni, et oleks kuulajal nagu hea ülevaade. Selles mõttes on see väga selline huvitav aeg, et justkui tundub, et kõrghooaeg ju käib. Ehk siis kõrghooaeg meie jaoks võiks olla juuni, juuli, august. Aga ma ütlen nagu päris ausalt, et kõrghooajast praegu oleme ikka väga kaugel. Et kui ma vaatan, kas korterite täituvusi siin sellel juuni esimesel poolel või nagu sa väga tabavalt rääkisid ka meie ilmast, siis täna oli 12 kraadi ja paduvihm. Ja kui ma käisin siin enne meie lindistamist kesklinnas ringi, siis noh, olgem ausad, turistidest polnud haisugi. Nii et see on nagu see hetkeseis, ei ole üldse liiga positiivne, aga samas ma olen ka alati öelnud seda, et see kõrghooaeg minu arvates algab ikkagi jaanipäevast. Et see on see hetk, kus me ikkagi arvestame seda, et inimestel puhkuste perioodid algavad ja siis ka loodetavasti see ilm läheb ka natukene paremaks kui vihme 12 kraadi. Et siis ma arvan, läheb see pilt ilusamaks, aga nüüd päris ausalt öeldes siis see juuni esimene pool on ikkagi olnud pigem kehvapoolne. Aga nüüd jaanipäeva nädal ehk siis muuhulgas saate eetrisse minemise nädal või sealt ettepoole, kuidas sul seal täituvus ette praegu on? Natukene oleneb ka nüüd korterist, et mida ma vaatan, et mida ma praegu näen, ma vaatasin oma kalendri teile üle täitsa huvi pärast, et väiksemates korterites on tegelikult juuni täituvus väga hea, kas hea või väga hea, aga just minu jaoks probleem on need suuremad korterid ja suurem korter tavaliselt tähendab ka kallimat hinda ja suuremas korteris tavaliselt on ka nii-öelda need perepuhkused. Ehk siis just nimelt need perepuhkused, nendega on nagu probleem, et neid veel ennem jaanipäeva ei broneerita, et neid väikstes korterites 2 inimest, paarid käivad. See elu nagu on natukene tihedam, aga just need puhkuste planeerimised ja perega Pärnusse tulemised, et nendega on natukene juuni algus kindlasti väga kehva. Mis on suurem korter, mitu siis, kuidas sa nüüd ütled, kuidas sa mõõdu paika paned, et kas mitu tuba või mitu voodikohta? Ja minu jaoks suurem korter on 2 tuba, 2-3 tuba, ehk siis mina loen enda jaoks nagu sellist ideaalset külaliskorterit, võib-olla kui me pärast ka räägime, aga selline 2 tuba, ehk siis kokku 4 inimest, et see on juba minu jaoks suurem korter, et kõik need väiksemad stuudiokorterid, mis mul endal portfellis, isiklikus portfellis on, need on kõik väiksemad, kus siis ööbib 2 või 3 inimest. Kas sina tegeled majutusäriga tipphooajal või läbi aasta või kuidas sa endal asju korraldad? No ma olen viimased vist 2 aastat proovinud selle lühiajalise üüriga tegeleda aastaringselt, aga siis nüüd rangelt ikkagi meeles pidades seda, et ma tegelen enda korteritega. Et halduskorteritega aastaringselt või siis jah, nii-öelda võõraste korteritega ma aastaringselt ei tegele. Et ma olen seda proovinud mingid aastad tagasi, aga ma selgelt nägin, et sellel nagu minu jaoks väga suurt pointi ei ole. Et pigem ma soovitan omanikel ikkagi, et pange ta siis selleks madalhooajaks pikaajalisele üürile ja tuleme siis juuni alguses jälle selle lühiajalise üüri juurde tagasi. Nii et jah, isiklike korteritega võib toimetada aastaringselt, aga halduskorteritega Pärnus küll ma näen, et väga suurt pointi ei ole. Rahvas räägib, et Pärnu pikaajalise üüriturul on ka teatavaid muutuseid aset leidnud, et vähemaks jääb neid inimesi, kes üürnikud suveks välja viskavad, ehk siis vanasti oli pikaajaline üür see, et septembris võeti üürnik sisse, visati mai lõpus välja ja suvel tegeleti majutusturuga. Kas sa kinnitad sellist trendi, et antakse ikkagi 12 kuuks
kuuks või isegi pikemaks ajaks korterid üürile või mitte? Tegelikult ma olen näinud seda küll, et neid lühiajalisi üürikorterid võib-olla on pisut vähemaks jäänud. Ja mida ma ka näen on see, et kuna mul on siin erinevates kinnisvaraportaalides need nii-öelda koputajad ka peal, et siis on näha ka seda, et päris mitmed korterid, mis ma tean, et on külaliskorterid, on ka müüki pandud või üritatud müüa. Nii et selles suhtes ma kinnitan su juttu tõesti, et on võib-olla mingi osa inimesi, kes sellelt lühiajalise üüriturult väljub ja võib-olla üritab oma vara siis kas siis rahaks teha või kuskile mujale paigutada. Nii et selles mõttes neid pikaajalisi üürikortereid ja neid pikaajalisi üürikuulutusi on kindlasti hakanud rohkem olema viimase ajal. Inimesed siis otsivad kuidagi rahulikumat äri võib-olla. Kas et keskendudes ikkagi nüüd tagasi majutusärile, et kas majutusäri sesoonsuses on mingeid muutuseid olnud, et kuidagi selline tipphooaeg muutuks pikemaks või muutuks lühemaks või on ikkagi iga aasta vastavalt sellele, kuidas siis nii-öelda päikesekalender töötab? Et pigem ma ütlen, et on ikkagi üsna sarnane, et Eesti inimene on ilmselt harjunud ikkagi puhkama suvekuudel ja neid suvekuid meil just liiga palju ei ole, nii et ma ei näe, et see sesoonsus või see kuidagi see kõrghooaeg oleks liikunud, ma ei tea, alanud hiljem ja lõppenud hiljem või alanud varem. Et pigem ma näen seda, et varem ta kindlasti ei alga, see hooaeg ikkagi algab meil juuni keskpaigast ja tipphooaeg minu jaoks vähemalt kestab augusti keskpaigani. Et see on see 2 kuud, mil tõesti nagu me arvestame seda, et enamus kortereid on täis. Aga kui nüüd rääkida, et kas see hooaeg on pikemaks läinud kuidagi, siis tõsi on see, et septembris veel annab teha ka häid tulemusi, olenevalt jällegi ilmast palju, ma kindlasti toonitan siinkohal. Aga pigem ma ei näe küll seda, et see trend kuidagi muutunud oleks, et jah, eestlane on ikkagi see, et ta puhkab seal suvekuudel oma puhkused ära ja septembris, oktoobris väga, vähemalt perega nagu Pärnusse ei satu, nii ta on. Ja ma võtan su sõnasabast kinni, et eestlane teeb nii ja eestlane teeb naa. Kas eestlased on valdav osa klientidest või satub teisi rahvuseid, teiste riikide kodanikke ka sulle? Siin on ikkagi see, et ma iga aasta suve lõpus teen sellist väikest statistikat ka, et palju siis on eestlasi, palju on soomlasi, palju muid. Et üldiselt väga laias laastus vaadates on eestlased, soomlased pooleks ja tõesti siis nende järel juba on lätlased, leedukad, kõik muud rahvused. Nii et eestlane selles mõttes on ikkagi tubli ja kui mõni võib-olla arvab, et eestlane suvel Pärnusse üldse ei satu, et me oleme ainult soomlaste peal, siis tegelikult õnneks nagu ikkagi nii ei ole. Et palju eestlasi ka satub Pärnusse. Aga lätlasid, leedukad on ka, ma näen, et natukene võib-olla aktiivsemaks muutunud. Et kui siin 2-3 aastat tagasi oli neid vähe, siis nüüd ma pigem ütleks, et nende osakaal on suurenenud. Ja küll aga, mis on nagu minu jaoks selline mure on näiteks rootslased. Ma ei tea, kui palju sa oled kuulnud, et tegelikult rootslased Eestis praktiliselt üldse ei satu. Et seda ma näen ka siin Pärnus, et kuigi võiks ju tunda, et mis see praamiga üle tulek on, et tulgu ka Pärnus, aga tõesti see osakaal on rootslaste hulgas küll väga väike. Ja venelasi loomulikult ka mitte, nii et. Jah. Oskad sa öelda niimoodi, et sa ütlesid eestlaseid ja soomlaseid on enam-vähem mõlemaid sama palju, et kui palju eestlased, soomlased kokku on mitu protsenti siis sinu näite baasilt? See on kuskil 80% on eestlased pluss soomlased ja siis see 20% on kõik muud lätlased. Kõigepealt siis tulevad leedukad ja siis juba midagi muud ka eemalt, aga jah, ütleme selline on see umbes see vahekord olnud ja see on tegelikult aastate lõikes ikkagi üsna sarnane olnud. Et ma mingeid suuri muutusi siin, kui sa mõtled neid näiteks eelmise suve peale, et selles osas ma mingeid suuri muutusi küll ei näe. Nüüd ma lähen nagu õrnale jääle ja hakkan küsima sinu rassilisi ja ma ei tea, mis eelarvamusi. Kas eestlasel ja välismaalasel kliendina on sinu vaatest mingi vahe? Maksavad ühed kuidagi heldemalt või annavad jootraha kuidagi, jätavad kapinurgale 2 eurot või on mingit vahet? Et jah, seda, kuna tegelikult ma neid inimesi ju ise näost näkku ei näe praktiliselt kunagi, et meil on kõik ju asjad on nii-öelda automatiseeritud
inimesed saavad võtmed või siis lähevad oma nutilukuga sisse, nii et selles kohas ma ei oska öelda joodra jätmises, ma arvan, et see on nagu selline nullilähedane, et seal seda kommet ei ole eestlastel, soomlastel ega lätlastel. Et küll vahest jäetakse näiteks mingisuguseid oma rahvus või nii-öelda omalt maalt toodud mingeid maiustusi, mingeid selliseid asju, aga jah, joodra pigem ei jäeta. Aga üldiselt ma ei näe seda vahet küll eestlastel ja välismaalastele, et nõudmised on ikkagi enam-vähem sarnased ja nüüd ütleme, mõelda nüüd nii, et kas siis soomlane kuidagi nõuab või tahab midagi rohkem kui eestlane, et ma ei oska ausalt öeldes seda vahet teha, et keeruline jah. On sul kuidagi silma jäänud, et näiteks eestlased tulevad 2, aga lätlased 3 ja soomlased 4, et näiteks grupi suurus või majutusperiood, et keegi tuleb kauemaks, mingeid siukseid erisusi? Seda küll ma olen täheldanud, et soomlane enamasti tuleb perega. Et kui eestlane tuleb ikkagi ka 2, siis soomlased enamasti tulevad perega ja nad enamasti otsivad ka sellist perekorterit, kus on vähemalt siis 2 magamiskohta ka lastele, nii et seda ma olen täheldanud, et eestlane võib-olla pigem natuke rohkem liigub 2, soomlane rohkem suuremate gruppidega. Kuidas sa kliendid üles leiad, mis kanaleid pidi sa püüad neid? No, ütleme nii, et ega siin mingit suurt jalgratast leiutada ei ole vaja. Et meil siin need 2 kõige suuremat kanalit on, kust mina ja ma arvan, et ka enamus lühiajalisi üüripakkujaid oma kliente leiavad, et Airbnb ja Booking. Et nendest on nagu siin palju räägitud ja ma olen ka ise kirjutanud siin mingeid blogipostitusi ja nende nii-öelda vahesid me täna ilmselt lahkama ei hakka. Aga ma leian nagu seda, et need on 2 kõige suuremat portaali ja tõesti, kui sa tahad selles äris olla või kui sa tahad oma korterit välja üürida, siis sa nendest ühest vähemalt neist nagu ei pääse üle ega ümber. Et võib kindlasti proovida ka siin luua mingisuguseid oma veebilehti ja kuulutada Facebooki gruppides, aga olgem ausad, et see osakaal, mis nendest kanalitest nagu tuleb, ma pean neid viimaseid siis silmas, on ikka väga väike võrreldes nende 2 suurega, et jah, nii ta on. Kas ma sain õigesti aru, et sa kasutad nii Booking.com kui Airbnb mõlemat? Ma kasutan mõlemat paralleelselt jah, et see mingil määral see on nagu lisahalduskoormus minu jaoks, sest ma pean neid mõlemaid haldama, ma pean mõlemasse sisestama kuulutused, ma pean erinevaid mingisuguseid äppe nagu kasutama. Aga ma ikkagi näen seda, et kuna minu eesmärk on ka võimalikult nii-öelda hästi teenida sellest, siis ma ei saa nagu ühte teisele eelistada või seda, et näiteks mulle meeldib Airbnb rohkem, et siis ma Bookingut ei kasuta. Pean ikkagi kasutama, sest lihtsalt sealt tuleb rohkem broneeringuid, olgugi, et ta mulle ei meeldi. Näed sa siin mingeid muutuseid, mis on toimunud viimase aasta jooksul näiteks, et kuskilt mingid kliendid on hakanud ühest või teisest rohkem tulema või kuskilt on kedagi ära kadunud või... Keeruline öelda, ma näen seda, et see on ikkagi nüüd juba olnud pikemat aega, et soomlased pigem kasutavad Bookingut, eestlased, lätlased kasutavad pigem Airbnb-d. Et see on paljuski ka nagu selles mõttes usu küsimus, et lihtsalt ühele inimesele meeldib miskipärast see üks portaal ja ta kasutabki seda ja teisele meeldib teine, et siin on ka hästi raske nagu neid vahesid kuidagi välja tuua, aga mulle tundub pigem, et soomlasele tundub, et meeldib see Booking rohkem. Mis jumala poole sa ise kummardad, et kui sa peaksid välistuusiku saama ja reisile minema, kus kohas sa endale majutuse otsid? Seda ausalt öeldes ma vaatan mõlemad läbi ja siis vaatame, kus nagu kas siis soodsam või kus meile sobilikum on, et mulle kindlasti meeldib kogu selle kujunduse ja ülesehituse poolest Airbnb hoopis palju rohkem. Kui me räägime ka ütleme haldaja poolelt, siis mulle haldajana meeldib Airbnb väga-väga palju rohkem. Aga kui mul ikkagi selline 70-80% broneeringutest tuleb teisest kohast, siis ma ei saa seda kõrval lükata. Pärnu majutuskorterid ja teenusepakkujate turg. Mina vaatasin täna enne meie salvestuse algust Airbnb-st, et Pärnus on 342 pakkumist. Kuidas tundub, et on see adekvaatne number? Kas see 342 pakkumist nüüd on üldse need, mis turul on või vaatasid sa mingit kindlat perioodi?
Hea küsimus, ma tegin Airbnb lahti, panin sinna, Pärnu ei leidnud piirkonda, siis panin, siis kuidagi juhuslikult sain aru, et Pärnu A-ga tuleb kirjutada, ja siis oli 342 oli listings, active listings, vaat. Ja no ilmselt see näitab jah seda, et palju nii-öelda kogu suve lõikes või siis kogu mingisuguse tulevaste kuude lõikes on korterid aktiivselt turul. Et ma ütleks nii, et see korterite kvaliteedi tase kindlasti on kasvanud selle numbri osas, et kas ta on nüüd vähemaks või suuremaks läinud, ma jään nagu vastuse võlgu. Mulle pigem tundub, et korterid on vähemaks jäänud, aga selle võrra on jällegi kvaliteet kasvanud, et kui ma ka aeg-ajalt vaatan neid kuulutusi siin Pärnus, no nii-öelda enda konkurente lihtsalt jälgin ja vaatan, mis keegi teeb, kuidas keegi oma korteri on sisustanud, et siis jääb nagu küll silma see, et selliseid keskmises seisukorras kuskil vanemas paneelmajas kesklinnast eemal korterid väga palju nii-öelda turul ei ole või kui nad on, siis nad on kuskil seal viimastel lehekülgedel. Et väga kenad korterid uuemates majades on see reaalsus Pärnus jah, mis praegu pakkuda on. Korteri kvaliteet, selline märksõna, prooviks siin natuke sissepoole vaadata. Et kui me räägime majutuskorteri kvaliteedist, siis me võime mõelda seda, et kui kulunud või kui värske on siseviimistlus hoonel, ruumil, me võime mõelda, et millised asjad mul korteris on, et kas mul triikimislaud on, ma pole elu seest triikimislauda kasutanud kuskil majutuses ja särgid ostan sellised, mis triikimist ei vaja, eks. Ja et me võime mõelda, et kas on mingid maitseained, toiduained, eks, kas sool on ikkagi olemas või mitte, et mille järgi võiks veel majutuskorteri kvaliteeti hinnata? No sa juba tõid mingid asjad välja ka, et tegelikult kui ma võtan kas või enda mingisuguse X korteri, mida ma haldan, siis tõesti seal on sees sisuliselt kõik need vajalikud asjad, mis sul ka kodus on. Tõesti see triikimislaud, kuigi sina ostad omale sellist särgi, mis triikimist ei vaja, aga võib-olla keegi teine, kes tuleb, vajab seda, nii et triikimise asjad, pesukuivatamise asjad, nõud loomulikult, rösterid, kohvimasinad, mikrolaineahjud. Kõik selline elementaarne, mida sul võib siis nii-öelda vaja minna, peab ka korteris olemas olema. Pluss loomulikult, kes pakub, kes ei paku, mina pigem pakun külalisele alati natukene rohkem, kui ta võib-olla ootab, et ma pakun ka, ma ei tea, selliseid esmaseid söögi tegemise asju, näiteks, ma ei tea, kui ta hommikul tuleb, saab seal kas või pudruelbeid või müslit, mis iganes, nii et mingid ka selliseid ekstraid. Ja vannitoas dušikeel, šampoon, balsam on juba selline, mida me nagu eeldame, et see võiks igas külaliskorteris olla, föön, kõik sellised asjad. Aga kui sa nüüd küsid see kvaliteedi kohta, siis tegelikult üks asi on see, mis seal korteris sees on, aga mina ikkagi selle korteri kvaliteeti, kui sellist hindan ka selle järgi, millist teenust sa pakud seal korteris. Kuidas sa suhtled selle inimesega, kes sinu juurde külla tuleb, kõik need asjad, kui lihtne on su check-in'i protseduur, kõik need asjad. Et see ei ole mitte vähem tähtis selles kogu nii-öelda korteri kvaliteeti vaadates. Ja, et sa tõid teenuse välja, et poleks sa seda teinud, ma oleks selle juurde ise tulnud, eks kliendi vaates selline protsessi sujuvus ja ettenähtavus ja arusaadavus võiks olla väga oluline. Ma ise vähemalt arvan, et ma võiks arvata, et sa kliendiga siis kohtudki olukorras, kus on mingi probleem. Ja, üldiselt küll, et minul on ikkagi see, et ma nii-öelda ennem seda, kui ma selle korteri üldse üles panen portaalidesse, ma kulutan päris suure aja selleks, et ma teen valmis hästi põhjaliku check-in'i juhise. Ma teen valmis sellise hästi põhjaliku welcome book'i või siis nii-öelda külaliste raamatu või tutvustusraamatu, kus on kirjas kõik vajalikud andmed või mingid asjad, mida inimene seal korteris väegi vaja võib minna. Näiteks sellest, kuidas telekas tööle läheb, mis on wifi kood ja kuidas nõudepesumasin töötab. Ehk siis ma alguses kulutan natukene rohkem aega selleks, et ma suvel ei vastaks nendele küsimustel, mis puudutavad seda, ma ei tea, kuidas diivan voodi konstruktsioon lahti käib või kuidas telekas tööle läheb. Nii et ja inimestega ma otseselt kokku ei puutu, kõik info läheb nii-öelda veebiteel laiali, et ainsad korrad, kus ma tõesti olen see inimesega kokku puutunud, on see, kui tal on, ma ei tea, kas mingi asi on korteris otsa saanud, on vaja midagi juurde viia, või on mingi muu asi, et siis ma nagu tõesti lähen kohale, aga üldiselt 99% ma neid külalisi suve jooksul ei näegi.
Sa mainisid, Einar, et majutuskorterite kvaliteet on paranenud. Mille arvelt on majutuskorterite kvaliteet paranenud, et ma kujutaks ette, et võib-olla kehvemate korterite pakkumine on vähenenud või on siis kehvad korterid tõstetud paremasse kvaliteeti, on seal mingit remonti tehtud või mingit pakutavaid asju või teenust on parandatud või on siis tulnud juurde pakkumisi, ongi uuematesse, ilusamatesse majadesse. Mille arvelt on toimunud kvaliteedi paranemine? Ja see kvaliteedihüpe, ma arvan, on tulnud ikkagi sellest, et meil on ju viimastel aastatel ka siin päris mitu uut ja kena kortermaja valmis saanud. Jõe ääres näiteks me teame erinevad arendused, seal Seileri arendus, nüüd Vanasadama saab varsti valmis, et need kõik tegelikult ju toovad turule mingi X osa külaliskortereid ja lühiajalise üürikortereid. Ja mis tähendab seda, et mis loogika ütleb ka seda, et need kehvemad korterid, mis seal viimastel lehekülgedel on Airbnb's, et need nagu kuidagi hääbuvad ära või need siis antaksegi just nimelt sellele pikaajalisele üürile. Et kui nähakse ikkagi, et see kvaliteet on nii palju tõusnud ja sina enam oma kuskil oja piirkonnas või mai piirkonnas oma vanas kortermajas oleva korteriga nii-öelda väga laineid ei löö, siis ilmselt minnaksegi seda teed, et need antakse pikaajalisele üürile ja tulevad peale juba need korterid, mis tõesti ka väga hästi tulemusi teevad. Eluterve konkurents, ma saan siis aru. Korteri suurustest me natuke rääkisime, et ma saan aru, et põhikaup on siis stuudiokorter ja juba 2-toalist, 3-toalist peame suuremaks korteriks. Kas siin on mingeid nihkeid olnud, et kui soomlaseid rohkem ei tule, kes perega reisivad, et ju siis pole vist suuremaid kortereid vaja või ma eksin? Jah, ütleme ikkagi aastast aastasse, mis ma olen siin näinud, on see, et need kõige magusamad korterid just nimelt suveperioodil on need 2-toalised. Et kui me räägime, ütleme aastaringselt võib-olla natuke hiljem, aga just see, et kui nüüd suvel vaadata, mis on kõige paremini minev korter turul, siis on see kindlasti 2-toaline, väga heas asukohas ja kõik muud asjad siin juurde. Väga oluline on nüüd ka meil ju parkimiskoht. Et Pärnu linnas läks ju parkimiskorraldus muutus ja nüüd on ikkagi see, kui sul on oma privaatne parkimiskoht, siis see on jällegi väga suur pluss. Aga kui väiksematest korteritest rääkides, ma näen lihtsalt seda, et need väiksemad korterid töötavad paremini aastaringselt. Kindlasti, et need stuudiokorterid, nendega on võimalik teha aastaringselt väga häid tulemusi. Sest et madalhooajal käivad siin, ma ei tea, erinevad inimesed näiteks komandeeringus, tulevad niisama kahekesi puhkama teatrisse, kontserdile, et siis on nagu nendel korteritel ka minekut, aga just nimelt need suuremad korterid, 2-3-toalised, et nendega on madalhooajal keerulisem. Okei. Ta jooksed pool sammu must ette, täpselt õiges suunas, väga hea. Kui ma nüüd tahaks omale korterit osta ja investeeringuks Pärnusse, ega siis mind ju ei huvita mitte ainult see, et mis suvel paremini töötab, vaid see, mis kogu aasta töötab paremini. Ja sa tõid välja, et see võiks pigem olla ühetoaline. Aga ühetoaline, et mis parameetreid ma peaks vaatama, kui ma ostan korterit muuhulgas sooviga olla majutusäris aktiivne, eks, et üks asi on siis toalisus, aga siit tulevad siis asukoht, parkimisest sai räägitud ja et sa oled nüüd toonud välja siin nutilukk, 2 korda on meil jutust läbi käinud, igal majal ei ole. Mis parameetrid oleks sellisel heal ühetoalisel korteril, mida ma ikkagi oman läbi kogu aasta? Ja sa nimetasid päris mitmeid asju ära ka, aga tõesti, kui me siin neid väiksemaid korterid vaatame, siis tõesti, kui näiteks osta see korter kuskile kesklinna, väga magusasse asukohta, siis kindlasti jälgida seda, et see kortermaja ise oleks rahuldavas seisukorras, sest nii või naa inimene ikkagi vaatab ka maja välisilmet, isegi kui sul korter seest võib olla ideaalne, siis kui see trepikoda ei kannata kriitikat, siis tõenäoliselt sul see koondine lõpuks ka ei tule nüüd väga hea. Ehk siis vaadata asukohta, vaadata maja seisukorda, vaadata kindlasti seda, et oleks parkimiskoht privaatne olemas, et seda väga paljud vaatavad. Ja ütleme, kirsiks tordil on juba erinevad sellised lisad on, et kui sul on rõdu või terrass suurepärane, et see kindlasti annab jälle plusspunkti, eriti suvel on ju. Ja
ja saun üllatavalt, mul on olnud mõni korter ka saunaga ja kui tundub, et inimesed nagu justkui, kui me jällegi suvehooaega vaatame, saunas väga ei käi, siis tegelikult need saunakorterid on läinud väga hästi kaubaks. Nii et jah, need põhilised asjad tõid välja: asukoht, maja, korrasolek, parkimiskoht ja rõdu, et kui kõik nendele tingimustele see korter vastab, siis ma ütlen küll, et sa võiksid lühiajalist üüri Pärnus proovida, aga muidugi ära unusta, et sinna kõrvale peab hea teenus ka käima. Ja loomulikult. Ja nüüd heast teenusest, et või üldse majutusäri teenusest, kas selliste, ütleme, samasuguste nagu sina teenusepakkujate hulk Pärnus on suurenemas või vähenemas, et kas nende portfellid on suurenemas või vähenemas, mida opereeritakse, või ongi selline juhuslik äri, et kuskilt kellelgi tuleb idee oma korterit majutusäris pakkuda, proovib ühe aasta ja järgmine aasta on pikaajalise üüriäris. Kuidas see teenuse pakkumisega lood? No mulle tundub, et ikkagi Pärnus on suurem enamus on neid selliseid hobiettevõtjaid või hobipakkujaid, kellel ongi kas siis endal üks korter või siis võtavad sõbra korteri ka ja siis võib-olla kas keegi sugulane käib koristamas. Et mulle tundub, et see on kuidagi kõige rohkem levinud siin Pärnus, et selliseid, kellel on juba siin 10+ korterit portfellis ja kes nii-öelda toimetavad professionaalselt, neid ma tean võib-olla ainult ühte või kahte. Et nii, et ma siin ka nagu, eks mingi aeg ikka ju sa oleks, või mina oleks nagu mingid, kas kuulnud või näinud mingid reklaami, kes toimetab Pärnus veel suuremat, et seda ma kuulnud ei ole. Et üks suuremaid võib-olla või professionaalsemaid, kes siin ühes majas tegutsevad ka võib-olla, et kuulnud on Bob V. Nemad siis tegutsevad selles endises Uue Kunstimuuseumis ka ainult ühes majas. Aga nendel on jah, seal nagu need korterid ikkagi rohkem ja mõni pakkuja on siin veel selline 10+ korteriga, aga pigem ikkagi vähe. Bob V, eks nemad on operaator, mitte nemad ei oma, eks? Nemad ei oma, nemad siis samamoodi, sisuliselt sarnased minule pakuvad siis seda haldusteenust omanikele. Kas need majutusteenuse pakkujad, kes siis annavad välja 1-2 korterit, kas nad teevad seda järjepidevalt või ikkagi väsivad ära ja lõpetavad peale aastat 2 oma karjääri? On sul silma jäänud? Ma arvan, et see alustamine üldse, kui me räägime võib-olla sellest, et kuidas nagu alustada seda äri, et siis ega see lihtne ei ole. Ja ma arvan, et päris mitmed vaatavad selle esimese suve ära ja siis saavad aru sellest, kui palju läheb sinna sisse esiteks aega, enda aega, isiklikku aega, et sa pead olema ju tegelikult ikkagi kogu aeg valmis külalistele, ma ei tea, vastama, nende kõnedele vastama, sõnumitele vastama, kui vaja on. Et ma arvan, et paljud, kes selle asja ära proovivad, siis nad loobuvad või panevad oma korteri pikaajalisele üürile tagasi. Et ma arvan, et jah, et pigem see alustamine on keerulisem, eriti kui sul ei ole ka teadmisi, et sa alustad nii-öelda nullist ja siis sa proovid ja siis sa võib-olla alguses seal portaalis midagi keerad untsu ja siis selliseid inimesi on minu poole nii-öelda konsultatsiooniks pöördunud päris mitmeid, kes on olnud hädas, et näed, ma tegin oma kalendri lahti, aga läksid liiga soodsad hinnad ja nii edasi ja nii edasi. Nii et see alustamine ei ole jah nii lihtne, kui ta võib-olla siin esmapilgul paistab, et teen telefoniga pildid ja panen portaali üles ja kõik on tore. Üks oluline teema jäi käsitlemata, ma praegu just mõtlesin, et majutusperioodid. Kui pikaks ajaks tullakse sinu korteritesse? Mitmeks päevaks ööks? Ütleme nii, et see standard on ikkagi suvel, kui ma võtan sellise enamus külalisi on 2-3 ööd. Enamus külastajaid tulevad 2-3 ööks. 9 ööks ma suveperioodil enamasti ei paku üldse majutust, ainult miinimum 2 ööd. Aga mida ma olen nagu sellel aastal just täheldanud, see on huvitav, et sa küsisid, on see, et ma olen näinud, et päris palju on ka pikemaid, et selline nädalaased broneeringud juba on tulnud suvesse päris mitmeid. Et inimesed tahavad jah siis kauem olla ühe koha peal ja võtavad siis pikemalt. Selle plussiks on muidugi ka see, et tavaliselt nädala broneeringu pealt saab juba mingisuguse arvestava soodustuse. Nii et see võib olla ka mingisugune selline argument, miks neid pikemaid broneeringuid rohkem on, aga seda ma olen sellel suvel siin täheldanud. Kuidas sinu vaade on, kas Einar eelistaks
ütleme 2 broneeringut nädalasse või ühte, et üks siis 7 päeva või näiteks 4+3 päeva? No aldajana loomulikult minu jaoks, mida pikem broneering, seda kasumlikum, sest et sisuliselt minul läheb täpselt sama energia, sama aeg sellele broneeringule, mis on 2 päeva ja sama aeg läheb sellele, mis on 7 päeva. Lihtsalt nii-öelda seda tegemist seal 2 broneeringu vahel on vähem, nende koristajate haldamist, pesude pesemist, kõik seda. Nii et minu jaoks loomulikult, mida pikem broneering, seda nii-öelda vähem tegemist. Kas päeva hind kuidagi ei tee siis 2 lühemat broneeringut kuidagi natukenegi apetiitsemaks? Ei tee tegelikult, ei tee. Et siin sisuliselt minu jaoks ei ole vahet, sest koristustasu on niikuinii nii-öelda koristajale läheb ära, et seal nagu selle ja see ööhind ju lõpuks ei ole vahet, kas sa võtad 8 ööks või võtad 7 ööks, et see ööhind on ikkagi sama, lihtsalt sa maksad selle üle rohkem. Kas näed siin kuidagi, et näiteks mingid eestlased on lühemalt, kes kahekesi tulevad ja perega tulevad soomlased on pikemalt ja leedukad on siin 2 vahel või on siin midagi sükest erinevate sihtrühmade vaatest mingit erisust? Ja pigem on seda küll, et eestlane esiteks on see, kes otsustab viimasel minutil üsna palju, mõnes mõttes ka loogiline, et ta otsustab, tal on hea lihtne lähedal tulla, otsustab viimasel minutil ja tuleb pigem lühemaks ajaks. Et soomlane on pigem selline, kes otsustab või siis nii-öelda mõtleb pikemalt ette, juba broneerib praegu suvehooajaks endale juulisse näiteks majutused ära, et ta on kindel, et ta sellel ajal saab tulla, teda võib-olla see rahaline pool ka nii palju ei mõjuta, ta saab lubada omale seda ja tuleb ka pikemaks ajaks, et seda ma olen küll tähele pannud, et soomlane broneerib aegsasti ette ja broneerib ka pikemaks ajaks. Mis maksab korter? Liigume siin raha juurde. Ütleme, et siis selline apetiitne ühetoaline kesklinna korter, võib-olla saunaga, võib-olla mitte. Mis maksab öö minu jaoks, kes ma majutusteenust otsin, ütleme juulikuus nädalavahetus ja palju sellest rahast, mitu protsenti sulle nii-öelda puhtana kädeni jääb? Ma siin natukene tegin eeltööd ka huvi pärast ja vaatasin, et kui sa nüüd juulikuus tahad tulla, siis sa mõne korteri veel leiaks ka minu portfellist. Ja võtame siis alguses sellise väiksema korteri, et näiteks rannarajoonis tuled kas naisega kahekesi või siis näiteks ka 3-kesi ja siis sa saad selle nädalavahetuse juulikuus kuskil 150 € eest öö. Et see on nüüd see väiksema korteri hind, aga näiteks kui sa võtad 2-toalise korteri, näiteks tulete 4-kesi, siis ma võiksin pakkuda sulle Pärnu jõe ääres, uues majas, suure terrassiga, parkimiskohaga korterit, mille eest sa pead maksma veidike üle 200 € öö eest. Nii et see on nüüd see orientiir, et mis sa võiksid endale siis või mis huviline, kes soovib Pärnusse oma öömaja vaadata, võiks nagu võtta, et suurem kvaliteetsem korter 200 € öö, väiksem korter võib-olla 100-150 € öö. Ma tahaks nüüd küsida, ma tulen reedel ja pühapäeval lähen ära, nüüd 200 € öö, see tähendab nüüd siis 400 €. Just nii, ööhinnast. Igaks juhuks tahtsin üle küsida. Ja palju 400 €-st, mina maksan 400 ja sinul on nüüd siis on vaja mulle palsam osta, mitte palju ei kulu. Palju ei kulu. Sul on vaja koristada, eks mitu eurot sul alles jääb sealt. Ja kui me nüüd räägime natuke sellest haldusteenusest, siis üldiselt on see haldusteenuse protsent selline 20-30%, 25-30% olenevalt siis haldusteenuse pakkujast, võib-olla sellest, et kui terviklik on see teenus, kas seal on nii-öelda kõik hinnas või on mingi osa ikkagi ka näiteks omanikul, ma ei tea, näiteks mõni teeb nii, et omanik suhtleb külalistega, aga koha peal siis haldajad tegeleb kõigi muu asjadega. Nii et võid arvestada, et kuskil 25-30% on siis see, millest see 400-st, mis sa pead siis nii-öelda teenusena ära maksma, kui sina justkui oled korteri omanik, et umbes selline see kulu on, aga sa pead ka arvestama seda, et mul on ka siin erinevad inimesed pöördunud selle minu teenuse, on huvi tundnud minu teenuse vastu ja siis mõni arvab, et on kallis ja eks ta ongi kallis ja ma olengi öelnud seda, et see mugavusteenus ongi kallis, kui sina ei pea sisuliselt ju midagi tegema, sinu jaoks on see täiesti passiivne tegevus.
ja selline teenus paratamatult maksab, jah. Kui nüüd mõtleks jälle sellise keskmise Pärnu majutuskorteri peale, võib-olla ma saan aru, et sinu korterid on ilusad ja head, võib-olla arvame, et nad on siis natuke kallimad kui keskmine, sa võid ümber lükata. Ja et kui palju aastas üks majutuskorter, mis on siis 12 kuud aastas, palju ta käivet teenib, et ma annan benchmarkiks sulle ette, et jälle ERDND-st ma vaatasin Pärnu korter aastas 10 500 €, et kuidas tundub? Tundub see 10 000, tundub sellise väiksema korteri suurusjärk, et suurema korteriga kindlasti on võimalik teha paremaid tulemusi. Et ma võin, ühe näitena, mis ma võin näiteks tuua, see sama korter, mis ma sulle pakkusin, see 200 € öökorter. Et sellega me ikkagi eelmine suvi tegime väga head tulemused ja me tegime sellega juulikuus, ütleme siis käivet 5000 € pluss. Ehk siis see oli ühe kuu siis nii-öelda üüritulu. Nii et pane sinna veel juuni ja august juurde, mis mõistagi ei ole nii suured, aga mis on ka seal kuskil 2-3 tuhat. Liida need numbrid kokku ja siis liida kokku siis, kui sa tahad septembrist maini pikaajalisele üürile panna, et siis sa liidad need numbrid kokku ja siis sa saad selle kogu aasta ringse selle tulu. Nii et see on kindlasti suurem kui 10 000 suurema korteri puhul. No ma mõtleks nagu niimoodi, et juuli on üks kuu, täiskuu, et sealt 5000, siis pool juunit ja pool augustit, teine 5000 juurde ja ülejäänud perioodi pealt veel 5000 juurde. No umbes selline suurusjärk, ma arvan, sa oled üsna täpselt oma arvutustega. Aga ma ütlen igaks juhuks veel seda, et keegi nagu valesti aru ei saaks, et see tõesti eeldab, et su korter on nagu väga heas asukohas. Kõik need asjad, millest me varem rääkisime, et kindlasti mitte aru saada nüüd seda, et sa kuskil äärelinnas sellist tulemust võid teha, jah. Kas majutusteenuse hinnad püsivad paigal, lähevad alla, lähevad üles, kuidas hindadega lood? Sa mõtled nüüd majutusteenust? Ma mõtlen, et kui mina nüüd otsin majutusteenust endale ja mina otsin, kus ma siis võtan 2 ööd või 3 ööd või niimoodi, et kas minu jaoks, kas ma pean rohkem maksma või vähem? No hindadest rääkida, siis tegelikult ma näen, et need broneeringud, mis suveks on tehtud, need on, ma ikka jällegi natukene tegin taustatööd ja võrdlesin eelmise suve hindadega, et võtsin seal eelmise juuli näiteks ette, võtsin siis ette selle juuli, mis nüüd tuleb ja vaatasin neid broneeringuid, mis mul juba olemas on. Ja minu rõõmuks ikkagi võib öelda seda, et need hinnad on väga samasse auku või isegi grammi võrra kõrgemad. Nii et jah, see juulikuu pärast üldsegi ju ma ei muretse. Ma arvan, et selle pärast ei muretse Pärnus väga mitte ükski majuta, et pigem on rohkem muret nende augusti ja juuni pärast on ja, et selles suhtes jah, ma näen, et see hinnatase üldiselt on ikkagi väga sarnane eelmisele aastale. Kui ma mõtlen nüüd hindadest jätkates, kui ma mõtlen nüüd, praegu ma saaksin väikse korteri 150-ga ja saates eetrisse minekuks tõenäoliselt on ikkagi see 200 on ka juba ära võetud, aga nüüd sama 150-st 200 € korterit silmas pidades, mis ma novembris nende eest maksma peaks? No suures plaanis löö need hinnad kaheks. Ma ütlen alati jah seda, et kui sa suvel maksad 100, siis sa madalhooajal maksad umbes 50. Et see on nagu see reaalsus, mis madalhooajal siis nende hindadega Pärnus juhtub. Ja see on ka see põhjus, miks ma neid nii-öelda halduskorterid endale madalhooajaks ei võta, et lihtsalt haldajana see tegevus nagu minu jaoks ei oma nagu pointi. Nii et jah, et kui sul on võimalus oma puhkus planeerida novembriks, siis igal juhul saad kõvasti soodsamalt. Ise küsimus on see, mis sa siin Pärnus novembris teed. Sõidad üle uue silla edasi tagasi. No jah. Nii, ma nüüd siis sain sult vihjed ennem kätte, et kui ma tahaks osta ühetoalise korteri, millele ja ma sain teada, et millele ma peaksin tähelepanu pöörama, kui ma tahan majutusäris olla ja ostangi investeerimiskorteri ühetoalise. Ja kui ma nüüd mõtlen niimoodi, et investorina, et ma peaks võrdlema mingeid alternatiive. Ja Pärnu korter, selle ma olen otsustanud osta.
kas ma pikaajalises üüris teenin kuidagi teistsugust tootlust, kui olles siis niimoodi majutusäris või majutusäri ja pikaajalise üüri kombineerimine või kust tuleb nagu selline parem tootlus ja eks tootluse juures võib-olla on ka mingi rahavoogude stabiilsus ehk riskantsus oluline, et mille peale ma siin üldse Pärnu kontekstis mõtlema peaksin? Ma arvan, et tootluse mõttes kindlasti on mõistlik see skeem, et suvel lühiajaline ja talvel pikaajaline. Et see on selles mõttes on kõige lihtsam esiteks omanikule või haldajale, kui sina oma korterit näiteks ise tahad hallata, siis sa saad ikkagi talvejõual nii-öelda hinge tõmmata, tegeleda ka millegi muuga kui koristamisega ja klientide sõnumitele vastamisega. Nii et mulle tundub, et kui vähegi nagu endal on suvel huvi ja tahtmist, siis sa kindlasti võiksid minna seda teed, et sa ostad korteri ja sa suvel annad seda lühiajaliselt välja ja talvel annad siis pikaajaliselt välja. Nii et ja kui me nüüd mõtleme siin, et kuidas suve lühiajalise üüri saadud siis tulu ja pikaajalise üüri pealt saadud tulu vahe on, siis me arvestame ikkagi nii, et nendel suvekuudel sa saad 2 või 3, vähemalt 2 või 3 seda pikaajalist üüri on, et sa võid nii-öelda oma kalkulatsioonid selle järgi teha, et kui me võtame selle juuni, juuli, augusti, siis need kuud justkui korrutad 3-ga ja ülejäänud 9 kuud siis saad oma pikaajalist üüri, nii et selle järgi on kõige lihtsam nii-öelda arvestada seda potentsiaalset tootlust. Ja majutusäris muidugi mu üürist läheb maha ka kommunaalkulu, eks, mis talvel tõenäoliselt tuleb üürihinnal otsa. Just täpselt nii. Et sellega sa pead arvestama, aga õnneks suvel need kommunaalid on ka igal pool väiksemad kui talvel, nii et selles suhtes on jällegi lihtsam. Kas sa oma partneritele aitad talveks pikaajalise üürniku leida või nad peavad pikaajalise kuskilt ise otsima? Olen siin varasematel aastatel ausalt öeldes otsinud ise ka üürilist, pannud neid kuulutusi üles, aga viimastel aastal ma olen sellest loobunud, et ma ikkagi jään oma liistude juurde ja tegelen lühiajalise üüriga, et pikaajalisest üürist ma enam tegelikult nii suurt väga midagi ei tea, ma ei ole kursis ka nii väga nende hindadega, hinnatasemetega, et ma pigem ikkagi soovitan pöörduda pädeva maakleri poole, et kindlasti sealt tuleb nagu selle koha pealt parem teenus. Jaa, väga mõistlik vastuseks, et kui keegi teeb paremini, miks mitte siis soovitada inimestel sinna minna. Kui me liigume siin nüüd kokkuvõtte suunas, siis me oleme täna salvestamisel 12. juunile 2025 aastas ja jaanipäevani on aega ja see võiks olla üks koht, kus siis juba turg on oluliselt kärmemini käima läinud. Mis selline sinu ootus on 25 aasta suvisele majutusteenuse turule detailsemalt just Pärnus? On sul positiivne vaade, negatiivne vaade ja miks nii? Suures pildis, kui me jätame selle juuni alguse kõrvale, siis ma arvan, et muretsemiseks üleliia küll põhjust ei ole. Eriti nendel, kes seda asja hästi teevad ja kellel on nii-öelda head objektid võtta. Et selles mõttes, nagu ma alguses ka ütlesin, et ega see eestlane tuleb nii või naa suve jooksul Pärnust läbi, enamasti vähemalt. Ega see soomlane ka meil ära ei kao, nii et näha nüüd seda, et kuidagi see turg täiesti kokku kuivaks või need broneeringuid üldse ei tuleks, ma seda ei näe. Ja siin tegelikult me võime ka anda kiituse Pärnu linnale, kes on Pärnus, tegelikult ma ei tea, millal sa viimati Tõnu Pärnus käisid, aga et Pärnu areneb väga kiiresti. Ma ei räägi praegu teederemontidest, mida on kogu linn täis, vaid pigem näiteks selle Superuse tänava täiesti uueks renoveerimisest või siis Munamäe täiesti uueks renoveerimisest, nii et seda tegevust Pärnus ja neid ilusaid kohti, kus käia on järjest rohkem ja rohkem, nii et on väga keeruline näha, kuidas Pärnu oma seda kuurorti aurat nagu kaotada võiks praegu. Ma ütlen, et käisin kuukene tagasi Supeluse tänaval, vaatasin tsirkuse mängusid erinevate toolide juures ja tuletasin meelde, millist ise mängitud, nii et vahest ikka käin. Aga Pärnu majutusäri pikem vaade ja võib-olla ma köidaks ja küsimus sellise segase jokkeri nagu Rail Baltic. Et
on sul siin mingit siukest 2030 Pärnu majutusäri vaadet? Kõigepealt see Rail Baltic on jällegi omaette teema, kas see üldse kunagi valmis saab, seda saagat me teame kõik, et see järjest lükkub edasi. Aga milles ma olen üsna kindel on see, et kinnisvara hinnad, ma ei näe, et nad langeksid, kui Rail Baltic valmis saab, et kindlasti kinnisvara hinnad tõusevad, eriti see Mai Papinidu rajoon. Ja kui Pärnusse, loogiliselt võttes, kui see Rail Baltic toob Pärnusse rohkem inimesi, siis loogiliselt võttes need inimesed tahavad kuskil ka ööbida. Nii et ma ei näe, et see kuidagi saaks nii-öelda kehvasti mõjuda Pärnu kinnisvaraturul üldisemalt, et kindlasti aktiviseerib seda, kui siit kiiresti saab liikuda ühele või teisele poole. Et kindlasti vaatame seda positiivset, aga nüüd et planeerida võib kuidagi prognoosida aastat 2030, mina seda ette ei võtaks. Ma austan inimeste julgust öelda vahest ei ka küsimustel, ei peagi kõigele vastama, mina võin siin provotseerida. Kuule Einar, väga põnev on olnud, aga ma saate lõpetuseks küsiks sult mingi mõtte, nõuande, tera saate kuulajatele, mida erinevad turuosalised, kinnisvaraturu osalised võiksid siit kaasa võtta nii üldiselt või nii detailselt, kui sa heaks arvad. Mis sa ütleks meie kuulajatele, vaatajatele? Jah, kuna ma arvan, et seda saadet võib-olla kuulavadki siin inimesed, keda huvitab kas lühiajaline üür või kes on siin majutuskorterite, ma ei tea, haldajad, omanikud, et ma ikkagi ütleks seda, et unustame selle niru suve esimese poole ära ja hoiame pea püsti ja vaatame nagu lootusrikkalt siis selle ülejäänud suve poole, et ma optimistina arvan küll, et see juuli tuleb väga hea ja loodame lihtsalt seda, et kui see juuni algus oli selline nagu ta oli, et siis äkki ilmada, et õnnistab meid nagu ilus augustiga, et see siis kuidagi natukene nagu aitab tagasi teha seda juuni alguse kehvemaid tulemusi, nii et ma arvan, et ikkagi oleme optimistlikud ja vaatame suvele nagu kuidagi sellise rõõmsama pilguga. Aga praktilise poole pealt ma ei tea, kõik need, kes tegelevad Pärnus lühiajalise üüriga, kellel on mingisugused objektid üleval kuulutatud, siis kõige lihtsam soovitus on see, et võtke korraks aega ja vaadake oma objektid üle. Mis teil seal on, kas on midagi kulunud, kas on midagi vaja välja vahetada, nii et selline hästi praktiline soovitus. Et kui see korter on aasta või 9 kuud olnud kas või pikaajalises üüris, siis kindlasti on mingisuguseid asju, mida saab kõpitseda. Ja nagu sa rääkisid siin saate alguse poolele, et kvaliteet on oluline teema ja kehvemad surutakse turult välja, nii et ma arvan väga hea praktiline punkt siia saatele. Ja tõmbamegi siin sellega saatele joone alla. Täname kõiki kuulajaid, vaatajaid. 115. osa kv.ee kinnisvara podcastist oli eetris. Einar Elving, kes on Pärnu lühiajalise üüri korterite haldaja ja kinnisvara investor, aitas siin sellest teemast meil aru saada paremini. Kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark olen mina. Ja veel, enne kui täitsa lõpetame, head kuulajad, kui teil on mõtteid, keda võiks saatesse veel kutsuda rääkima kinnisvara teemadel, äkki tahate ise tulla, siis andke mulle sellest teada, saatke oma mõtted aadressile klienditugi@kv.ee või siis otse minule, minu kontaktid on leitavad. Ja ega midagi, et loodetavasti suvi saate eetrisse mineku päeval on päikesepaisteline ja muretu, parem kui tänane vihmane ilm ja ega midagi, soovin siis head suve jätku ja järgmiste kohtumisteni. Ja aitäh, Tõnu, kohtume Pärnus.